oli, lapsel oli Mida sa saad, kohe saad jälle. Kohe saad. Ja Karol peab ka siis mingi asja sinna juurde andma, sest et 23. kui leht ilmub, siis peaks olema siis meie vanaisast nagu juttu. Ja nüüd Karol siis ise küsib. Aga minu isa oli, vaata kuidas ta see, mis rong, see soomurrong, läks õhku, täis tabamas sai. No ja siis ta oli seal liiva all, kõik. Täiesti liival. Jah, ja siis selle, mis ta on nüüd, inimesed seal kohalikud läksid vaatama, et mis seal juhtus. Siis käsi liikus ja siis nad võtsid ta sealt liiva alt välja. Ja sellega jäi siis minu isa elama. Aga räägi natuke sellest, et üldse nagu vana-vanaisast või? Ta nimi oli Johannes, eks? Johannes oli, jah. Ja no ta oli väga haige ju. Ta oli koksu laienemine oli. Ja miks ta siis sõjavätta võeti? Ei no, peale seda. Aga räägi natuke enne seda, eks ju? Räägi, aga mis sa tead sellest, et kus ta pärit on või? Ta on ju sealt kõrgemalt. Seal, kus vabapoiss ehitab. Mu isa kodu oli seal. See on see, kus keerab ära, eks ju, ja paremat kätt. See talukoht. See pisikene majakoht või kaev on veel järgi seal. Pärast võtad selle puiduumal ainult. Jah. Mine ma narra kohe. Ei, me peame Karlaga minema kokku. Aga räägi sellest, et oota, ta on sealt kõrgemalt pärit, aga kas sa midagi tema lapsepõlvest ka tead veel? Ei, lapsepõlvest ma ei tea ju mitte midagi, ta lapsepõlvest. Võib-olla Nete teab rohkem. Nete teab rohkem sellest, aga ma ei tea ta lapsepõlvest. Aga mis su enda nagu esimesed sellised mälestused on temast või? No esimest mälestust on see, et me käisime karjas, isa vaatas, tegi omal selle lepingu tagavõrra karjaga ja me olime vennaga jälle kogu aeg seal karjased. Missugune inimene ta oli? Väga tore inimene, kuri ka oli. Ta oli kuri või? Kuri oli ka, jaa. Aga lõbus või laulis ja? Lõbus oli sellepärast, et meil käisid ju noored kogu aeg tantsimas. Isa ja ema olid nendega seltsis. Siin ma vaatan, nii kurjad on kõik. Ma ei ole sellega esialgu. Aga kas ta mingisugune ka oli nagu meie isa siis? Et oli meie isa sarnane või isa oli siis oma? Isa läks, sinu isa oli isa moodi. Me pole poolestki seda isa moodega. No me ka ikkagi oleme... Lõbused ja rõõmsad. Jah, me tahame ikka olla ka rõõmsad, jah. Aga me ei saa olla. Seepärast, et kurbus on nii suur. Martin läheb ka jälle minema. Ei tohi ütelda, et see sõjaväki nüüd tuleb teenist. Kaitseväkke. Aga kas sa oma vanaisa ja vanaema ka mäletad veel? See isa, ema ja neid. Ei, neid ma ei mäleta. Aga kas nemad olid ka sealt samast kõrgemalt pärit või? Ei, üks oli Vilbuselt pärit ja teine oli kõrgemalt. Ema oli Vilbuselt. Kus see Vilbuse on? See on see Tagar külas. Ahah. See, kus see... Aga mis selle vanaema nimi oli? Või sinu vanaisa ja vanaema nimed olid? Minu vanaema kõrgem Priidu oli vanaisa. Isa nimi, aga ema nime ma ei tea. Sest ma ei ole neid näinud. Seda teeb Harmi. Seal on kõik kodu see suguvese uuritud. Jah. Ma ei ole neid üldse näinud, ma ei tea. Aga räägi veel, kas tuleb ma niisugune juhtumine ka meelde, mis vanaisaga seoses näiteks, et kus sa rääkisid sellest, käisite karjas, ja sa rääkisid, et ta oli kuri vahel, mille peale ta kuri oli siis? No siis, kui me pahandust tegime. No mis te tegite siis? Keda ta lamme teeb? Vaata, vennaga oli seda, et tema hüppas üle kadaku pääse, mina ka järgi kohe, minu jääsääred olid kõik ära kriimust. Aga sa olid kõige noorem või lastest? Ei, Ilja oli kõige noorem. Ilja, ma olin eelviimane. Aga palju teil Iljaga vahet oli? 5 aastat. 5 aastat? Jah. Et ta oleks 75 saanud. Oota, aga palju teid siis üldse kokku oli lapsi? Palju. Nette. 6 või? Jah, 6. Oskar oli see. Oskar oli poolvend. No, aga ikkagi teine. Emal nagu enne. Ja siis Nette, Marta. Volli, mina, Ilja. Jah, kokku 6 aastat. Aga Oskar sai ju päris varakult surma. Noore mehena.
ei, ta mobiliseeriti Venemaale ja ta jäi ju sinna. Kas ta jäi Venemaale hoopis? Ei. Ta jäi Velike ja Luki lahingusse jäi. Vaat sellepärast oli, et ta oli, silmad olid tal haiged, ta ei ole eelväes või eesliinil olnud. Aga vaat, tal oli hobused ja ta pidas supikatelt ja sellist asju. Jah, aga ööse varastati hobused ära ja siis pandi eesliinil ja sinna ta jäi Velike ja Luki lahingusse. See, ta poeks Arvu on käinud, leid üles ise haua. Veliki Lukis? Jah. See on küll täitsa põnev, et sinna võib küll minna vaatama. Sinna ta jäi ja siis, ma ei tea, tule ju kohe meele ka, aga meid kasvatas üks teine vana ema. See oli Lepiku Mari, mu ema läks sellel toitijaks. Lepiku Mari? Jah. Kus kohas see siis elas? See elas Lepikul. Meie koha peal? Ei, seal, Karjamäel. Arjukülas. See on seal üles tahapoole veel? Arjukülas, jah. See on sinna poole, kus on Laasu? Kui Laasust veel metsa poole või Karjamäe poole, seal kus Jaani on ja Rauna. Jaani ja Rauna? Jah, vaat seal on minu sünnikodu. Ja siis see... Ja see oli võõras inimene? See oli täitsa võõras ja see meid kasvatas. Et see viis siis... Ja sõnaga, isa tuli ka ikka sul sinna? No isa tuli Lepikul, me elasime kõik ju Lepikul. Ma olin 8-aastane, kui ma Karedele läksin. Ühesõnaga, vanalt isa võis minna siis sõjaväkke? Vaat seda ma ka jälle ei tea, see oli ikka... See oli sõjaaegi mobiliseeriti ikka. Aga Veida ei ole käinud. Veida ei ole sõjaväkke. No ta oli nii palju noorem ja Aga sina, mis aastal sina sündisid? 28. 28, no siis oli juba Eesti Vabariik, eks? Jaa, Eesti Vabariik oli, aga me olime väga vaesed. Aga isa oli vabadussõjas ja selle koha te elasite Lepikul. Aga ma tean, et te saite selle Mäe talu koha, see hektarid, mis see 10 hektarit, 15 hektarit. Vana isa sai ju, sinu isa sai selle. Mille eest ta selle sai? Selle eest, et ta vabadussõjas oli. Aga mitte seda, et ta on avata saanud? Ei, avata ta ei ole saanud, ta oli seal mulle all, aga sealt nad võtsid, kaapisid ta välja, aga seal ta pole avata olnud. Aga kas sa seda ka tead, et mis soomusrongi peal ta oli? Või kus kandis ta oli või? Ega neid soomusrongisi pole rohkem olnud, kui see üks oligi. Ei, neid oli mitu tükki. Oli või? Vaat seda ma ei tea, nete peab teadma seda. Üks oli Uku ja see oli erinevad nimed kohe nendele. Ei, vaat nete peab Meil on kohesed nete juurest läbi ja uurime seda. Aga siis isa hakkas ju pensioni saama. Mille eest ta pensionit sai? Vabadussõja... Jah, ta oli vabadussõja veteran, sest iga kord, kui oli need suured pidutujad ja asjad viidi isa kodust ära, toodi tagasi jälle peod. Aga räägi mulle, miks ei saadud need paberid algul korda? Sellepärast, et isa saatis Kuudri nimel saatis Tallinna ja sealt tuli vastus, et Kunder, Johannes Kunder on kommunist ja sellepärast jälle jäi. Aga isa ei jätnud, isa, vana Kärner tegi seda... Olev va? Ei, see Kärner, Olev isa. Jaa. See pani seda moodi, et jälle pani kirja nii kaugelt, ma ei tea, mis täpselt, mis aastal me nõnda, et see oli alle viimase ajal, kui kas 3-4 aastat saime pensioni, 150 000 sai korraga. Ja see oli siis ju suur raha? Oi jummal, miks see pole, siis see oli Eesti kroonid ju. Aga mis ema sai? Ema pole rohkem saanud, kui selle väikese õmblusmasin. Singrõmblusmasin, mis oli Lepikul seal. Ja muud ta pole sealt toonud. Aga kui vana sina olid, kui te sinna Lepikule, mis praegu seal on? Ma olin 8-aastane. Siis kolisite sinna? Sinna jah, ja siis oli ainult meil köök üksinda valmis. Vaat see on see Lepiku, Karon, meie maja nimi on tegelikult õige nimi on Mäe. Lepik oli seal Karjamaal, taga selle Kõrgemäe taga Karjamaal veel. Jah, vaata sealt keerab alla kohe. Ja ma tean, aga kas Kareda külas enamuses kohti said siis sõjaveteranid? Ei ole. See on ainuke koht siis? Jah, minu isa oli ainuke ja ma ei ole teisi mitte kuhu. Ja selle eest ei makstud mitte senti? Ei ole jah. Aga mis aastal vanaisa sündis või see Johannes? Johannes sündis
mina ei tea. Padmi, kes sa tead? Seda ma ei tea, see on jälle, kui jälle See on tume koht. Öörikul muidugi hauapalaadi peal ka 1800, ma ei tea, vanaema vist oli 1898 või 1888. Nõnda, et isa oli, ema oli isast, kumb siis vanem oli, kas ema oli vanem või isa oli vanem, seda ma ei tea. Aga jälle nad seal hauapalaadi pealt saab aru ja Neti teab ka seda. Aga isa oli siis pärast sõda, mis aastal ta suri, mäletad sa seda? 40. aastal suri. Et sõda veel... 40. ta veel ei tulnud, Saksal tuli 41. Siis ta suri, just 41. 40. tuli. Minu meelest tulid varem juba sakslased Saaremaale sisse. Kuule, teine maailmasõda hakkas ju. Teise maailmasõda. 22. juunil 1940. 40. Jah, Ja oli vist 40. siis ta suri. Ja siis oli sedamoodi, et ei ole tahetud teda matta ka õieti kirikus, mida tahtsin kiriku viia. Ei ole siis karjut, et nad kommunisti ei mata, kui mu isa pole ju kommunist olnud. Aga siis... miks oli selline arvamus, et ta kommunist on? Sellepärast, et Veida oli. Veida oli kommunist. Oota, aga nemad olid Veidaga vennad. Vennad, ja Veida oli jälle kolossi esimees. Jah. Ja mis, ma ei tea nüüd rohkem midagi rääkida, jah. Aga muidu isa oli, pole sellele häda midagi tulnud, me elasime kenasti. Vanaemaga said nad hästi läbi. Hästi said läbi. Viiuga, jah? Viiuga, ja. Aga vanaema tegi põhiliselt tööd ja teie aitasite, sest isa oli nagu, ma olen aru saanud, et ta oli invaliid, et ta ei saanud teha tööd. No, aga selle eestaja järgi, ma ei tea, kas tal oli siis grupp või pole olnud seda, ma ei tea, aga ta oli selline, et ta tööd ei teinud. Ta oli, hing oli kohe kinni, kui ta midagi rasket tegi. Ja siit sa teda ära ei tunne? Sealt ma ei tunne ära, jah, aga seda... Aga kas seal teisel pool, selle pildi pealt, see ei ole tema või? Oota, ma vaatan. Kas seal keskel või kuskil ei ole tema? Ei ole, minu isa pilti siin ei ole. Aga ma mäletan, et see pilt, kus sa olid soomusrongi peal. Soomusrongi peal? Siis minu arust, kas ei ole see mees on, keegi ütles, et... See, mis siia on. Vaata, ma kartin. Ei, see mul on kile peal, see pole see... Sellepärast, et ma käisin kartin, meil on nii palju tegemist see. No jah, see võib kõige rohkem olla. Missugune? No see mis siin on siin. Olid tal vuntsid ka ees? Jah, isa keeres kogu aeg. Niimoodi vuntsi vaikselt, jah? Ja vähe vunti keeres. Jah, oli küll. Aga muidu teiste seast ma ei leia siit küll siukest mitte, kus mu isa on. Vaata, ma küsin seda käest seda ajalehe. Ma kardan seda, et ma pean täna õhtu selle ära tegema. Kas Sooga on juba rääkinud? Ei ole veel rääkinud. Aga kas ta välimuselt oli vollisarnane? Kas isa oli oma isa moodi? Jah, oli. Siuke lühemad kasvu mees? Ei, pikk mees oli. Isa oli pikk. Vanaisa oli pikk? Sinu isa oli pikk? Minu isa on täpselt Indrek. On, jah? Siuksed ümarkused silmad ja vuntsid puudu. Indrek on vanaisa nägu, jah. Ma olin kütlinud, et Indrek on vanaisa nägu. Sa vaata, mis sul sodi ikka nii. Jätta, ma ei ole üldse seda vaadanud. Aga mis mänge te mängisite, kui te väiksed olite? Kui me mängisime. Oi jumal, me selle Teelimillasse, kui me mängisime kipskõrri ja... Mismoodi see käib siis? See käis nõnda, seda moodi, et üks loeb ja teised peitvad. See peitus. Ja peitus. Me ütlesime selle kohta tikatrei. Ja siis... Oota, aga kuidas teie ütlesite selle kohta? Mis see? Krips? Kipskõrri. Ja siis me mängisime kividega. Kivimängu. See oli see 5 kivi ja... 5 kivi ja. Võtad peo pealt 5 kivi, viskad üles, paned peo alla. Ja siis püüad kinni. Siis paned maha, siis võtad ühe, viskad üles, võtad, korjad kõik niimoodi üles. Vaat siuksed mängud. Ja siis oli veel meil selline mäng. Siuke ümargune ring oli, pakk oli keskel ja siis pulga panime siia paku peale ja siis lõime pihti ja see lendas. Siis me möödsime ära mitu seal, ma ei tea, mis selle nimi oli. Kas te siukest mängu ei mänginud, et veekausis oli, vesi oli kausis ja sinna põhja pandi metallraha ja siis te püüdsite hammastega seda metallraha? Aga seda me ikka tegime ka tammelastega, raunalastega.
ja siis, kes veel oli, vaata Elna, see Kaubi Elna, see oli mu sõbranne Põllunaadja, Naadja on surnud, aga Elna elab Tallinnas. Aga ikka tegite samamoodi männikäbitest loomi ja need olid teie karjamaad ja... Täpselt. Siis mängisime seal, kust praegu Pihlade või seal Aaremaja tagasi. Selle Sihil. Sihi taga, seal mängisime karjamaad ja seal olid meil lapsed ja... Kõik siuksed rollimängud. Jah, siuksed. Ilusad rollimängud. Aga siis me käisime ikka lehmaajamas sealt üle tee, ma olen ikka vaatanud, kuidas meil lehmadega läksime sealt, ega see on kõik täiskasv. Ja, aga sel ajal oli ju tegelikult mänguaega selles suhtes vähe, et tööd tuli rohkem teha. Tööd oli meil rohkem, meil oli seda, meil paljajalu olime ja mul oli nii külm hommikuti Vargust, kui me läksime lambalautule lahti laskma. Ma pissisin peale, siin läks soojaks. Ma ikka vahest mõtlen, et ei tea, kas meie ema-isa ei armastanud meid või? Miks nad lubasid meil käia metsas, paljajalu, rästikud ja kõik kassad seal olid, me käisime ju hobuseid ära toomas, päitseid polnudki peas, hüppasime värava pealt või ronisime mingi puu peale, et jõudsime hobuse selga hüpata, siis kähku lakkas kinni ja minema galopis. Ja hobuse oi, nad hoidsid ilusasti. Ja siis see elu oli jah väga raske lastel. Ma läksin 11-aastaselt juba karjaseks sinna Lääne-külasse. Ja seal ma olin, mamma ja papa tulid linnast, tulid sealt läbi, tõid mulle nii ilusad sussid olid uhkete tuttidega ja siin ma tõin nutta, et ma pole ise näinud. Ja et pole ise nagu näinud. Ei ole ja ma olin metsas jälle loomadega. Jah, nõnda. Aga mis tööd siis veel tehti teil seal Mäetalus? Mäetalus, ema oli see, kes kõik tegi kartulit ja terve aiatööd, heinatööd ja tead, mis veel oli, põllul olid nii palju kiused, sest ema ju vedas kõik sõnniku, kõik sealt lepikult sinna karjadele, kui me pole seal enam elanud. Siis niipea, kui ema ära läks, lasti orase peale lambad, lehmad lasti heinakuhja ära sööma. No need olid väga kiuslikud, need põlluinimesed. Need tahtsid ju isa käest seda maja ja kõiki kätte saada, sellepärast, et isal oli sedamoodi, et ta ei ole valmis, oli üsna kaua aega käsil see maja. Ja siis ta käisid ikka vaevamas, et miks see sedamoodi seal on, et võtku ära riigi käest või meie isa käest, et riik võtku ära, et miks ta andis talle maad. Vaata, kui kiuslikud olid. Aga ema oli see, kes meil kõik tegi tööd. Aga kas isa vahel sellest vabadussõjast veel rääkis midagi? Jah, vaat meil oli see raamat oli ka, kus oli see Võnnulahingud ja asjad kõik. Aga ma ei tea, kust kohta... Kas ta seal Võnnulahingus ka oli või? Jah, Võnnulahingus ka. Ta näitas ju meile kõik, missugust sõjast ta oli ja siis ütles ikka, kui sõda oli, et kui kuul vihiseb, et siis ta tuleb, siis hoidke pikal kohe, pange pikali. Aga kas vaata seal Võnnulahingus ma tean üks siuke pilt, et sealt Seesise lähedal või Võnnu lähedal on üks siuke kõrge sild, kus peal on mingi soomusrong. Kas see võis olla see soomusrong? See võib-olla oligi see soomusrong. See sama võib-olla oligi see soomusrong. Sest kas see, kus ta täis tabamuse sai, kas see võis sealkandis olla või? No sealkandis ta oli ikkagi. Sealkandis ikkagi oli see täis tabamus. Ja kõik need olid pöide otsa mehed siit ja need said ju kõik surma. Ainult minu isa pääses seal. Ja siis oli üks koht veel, oli tal, kui ta sõjas oli lahing ja kiived karjusid ja siis... Kivitajad. Kivitajad karjusid. Ja isa tahtis ühe kivi taha minna, aga siis olid kived nii palju lõuganud, et ta läinud sealt ära ja läinud teise taha. Niipea, kui ta teise taha oli läinud, ta see kivi lendanud õhku kohe, kus ta pidi esimeseks minema. Sai jälle jäi elama. Aga kas sa seda ka mäletad, vaata, et vabariigi ajal olid pärast need vapsid või vabadussõdalased? Kas ta kuidagi oli nende poolt ka või ei? Ei, ta ei ole kellegi poolt olnud. Ta ei ole olnud. Et ta ei olnud niimoodi poliitiliselt? Ei ole ta poliitikasse ei seganud ennast. Seda ma tean küll, et kui ma ikka juba arvakasin saama, et siis ta ei ole mitte seganud ennast sinna. Aga kuidas ta sinna vabadussõtta üldse sattus, et see oli See oli mobilisatsiooniga läks.
ega ta muidu poleks läinud, ise ta poleks läinud sinna, see oli mobilisatsiooniga ja ta oskas vene keelt. jah, ja vaata kust see vene keele oskus tal tuli? no ma seda ma ei tea, ju see sõjaväest tuli sellepärast, et kui oli see seal väljaküla. Madu ise selle teise päeva ära. mis asja? siis kui väljaküla metsast olid need venelased võtsid ju palka maha seal või puid, siis oli isa käis kogu aeg vahekeeli rääkimas. kas see oli see esimese maailmasõja aegu? ei, see oli nüüd selle sõja aeg. isa oli selle sõja aegu surnud? ei olnud. ei, vabaduse ajal. ei olnud veel surnud. ta oli siis veel elus ju, kui venelased sees olid. ei, see pole sõda olnud veel. ei, siis ei olnud sõda. venelased tulid lihtsalt okupeerisid Eesti. nõnda nad okupeeritud olime ja siis nad võtsid kaevikute jaoks neid puid maha ja siis see isa käis kogu aeg seal enda vahekeele rääkijaks. jälle tuldi isa juurde. kuule, ma korra kontrollin, kas nüüd midagi on peale ka jäänud. nii. aga tead, mida mind huvitab? noh. et vaata, kui see Hilp oli, jah. see pärast sõda, teist maailmasõda. siis. ja vaata, kui ta otsis ka onu Veidat. ja onu Veida oli just nende käest pidid ära tapma. onu Veida oli saanud põgenema arstitiiki ja olnud arstitiigis kaelast saadik veesid ja nad ei ole teda näinud. aga meie peret nad ei kiputanud. ei kiputanud. ja minu isa oli suremas haige, kui tuli see Mäeinu onu Mihkel. Mäe Mihkel. Mäelle. Laanet Einu jälle onu oli siin Mihkel ja see oli. see Siik tuli siis või? jah. Nad elasid Saiklas. ja siis ta tuli ja tahtsid meid ära viia Vene ajal. ja siis see oli ütelnud, et mis me ta, isa oli siis suremas just, isa suri selle järgi ära ka. et mis me tast ära viime, ta nagunii sureb ära. ja see meie pere jäi sellepärast viimata. kas oli küüditamine? kas Siberisse jäi viimata? see oli sakslane, sakslane. aga kuidas küüditamistega oli? ei, küüditamist meid ei olnud. meid ei olnud küüditamist koos. aga kas seda ohtu ei olnud, et teid ära viiakse, kui ei isa oli vabadussõjas ja? ei, seda ju, me ei tulnud seda üldse. aga küüditamised olid Karol kõik palju hiljem. no ja ka 40-ndal. aga siis oli juba onu Veida ju koloosi esimees. 48-ndal on esimene koloos tehtud 49. nojah, 49. aastal oli viimane küüditamine. kus poja jäi? autos. ah soo, kõik kartab koeri. ei korda. oleks ma tean, ma oleks. ei, pole häda midagi. nii, vaata, kui must on mu sõrmed, mul on siuksed kartulid, mis on, pole aru. vaata, need on sinu oma lilled. jaa, aga ilusasti õitsevad, vaata kaua ja siit tuleb veel juurde. aga see on 1. aprillist juba siin. no on. aga meie sünnipäevad jäävad pidamata. miks nii siis? lapsed on merel, Martin läheb minema, lapse kokku korraga ei saa ja mina üksinda pidada ei taha. ei no loo. aga kas isa sünnipäev oli 21. august või? Johannesel? ma tean seda kindlasti. see oli Judek oli. Judek oli. vaat ma see. me saame Palmi käest palju materjali, lähme sinna poole. ei no räägime siin veel ikka. ei, ikka räägime siin veel muidugi. mida must tahad veel? ma võiks kohvi ka teha. ei taha. aga räägi, isa õudselt lapsi hoidis, jah? jaa. hästi südamlik. jah, oli. aga oli tal mõni hobi ka, mida ta tahtis teha või? ei, no ma ei. kas ta luges või? ta pidi ju lugema, kui ta vene keelt õppis. no eks ta tegi kõik asju. luudi ta tegi ja korvi tegi ja seda ma tean, aga kui abetaja, siis me ei tohtinud seda vaadata, sellepärast siis pidi meil ka abe kasvama. jah, seda rääkis meile ka. ja kui me siis läksime, siis ta sõuti pintsliga üle lõua ja ütles, vaat see on selle eest, nüüd ta kasvab sinna abe ja me olime nii mures, me õõrusime, petsime. ja üks asi veel, mis meil oli, kui hiljad hakati ristima, siis noh, ema keedis suppi ja me tahtsime ikka kangest vennaga varakult süüa. siis ema pani meil ikka supi laua peal ja andis luusika ka ja siis me tegime sulsile teed. see oli siit Pöödi kiriku õpetaja. sulsile teed? jah, tilgutasime laua peal supitilk. lollakad me olime. vot selle eest siis vanaisa vist natuke või isa natuke nagu siis riidles ka vahest. ei, isad pole siis olnud, siis oli ema. ema riidles küll meiega, ikka me tegime ikka. ei, kõik lapsed teevad sulskust. aga kas isa koolis ka käis kuskil?
ei, kuskil vist algkool oli kitarkool. Ei ole käinud kuskil. Ja mis ma veel pidi rääkima, mis veel oli? Kuidas te õdede vendadega läbi saite? Aga igaüks oli oma teed. Suvel olid kõik ära, talvel olime koos, siin jooksin palju lume sees, siis käisime Rauno, Mari ja Juulat vaatamas, see Juula ja Mari olid nõiad. Ja siis käisime aknad piilud, mis nõiad teevad. Istus laua ääres ja luges. Ja kui me tuppa läksime, ei olnud raamatud laua peal, ei olnud kedagi teaks, siis ainult töljusid seal Rauno majas. Ma ei tea, kas see Rauno maja ongi Tallinnas, seda ma ei tea. Seal taga selle... Jah. Olid päris nõiad kohe? Nõiad ikka, 7 moorsus raamat oli, nad oskasid lugeda. Tagurpidi lugeda. 7 moorsus raamat, kui sa lugesid ja siis ei osanud enam tagurpidi tagasi lugeda, siis jäid kõik öljuma. Aga nad oskasid kõik. Oota, mis nad tähendab, mis õljum? Ühesõnaga, kui sa lugesid raamatu ühtepidi ja kui sa... Ja siis olid kujud õljusid, sul tumed kujud õljusid sedamoodi seal toas. Kas sa nägid seda ka või? Ma nägi aknast jah, kui me tuppa läksime, oli kõik kadunud. Nii et see oli rohkem... Ja me vennaga ka ei eesi, me tegime vennaga õljusid. Ma seda ma arvan, Oota, see oli... Kellega sa tegid seda? Vennaga. Minu isaga. Tema Ta on ainuke vend oli. Aga teil oli 8 aastat vahet? Ei, 2 aastat. 2,5. Ja see oli nüüd kõige viimane, mis ma teda nägi, kui ma oli operatsioonil Sapiga. Tõi mulle 3 punast roosi. Ja ta istus mu voodi ääre peal ja mul tõotas süsti tegema. Ja aeti ta sealt minema ja oligi mu viimane nägemine. Läks ära. Mida me süsti teha, et ta tõid Aga te saite väga hästi läbi. Ma ei ole kordagi näinud, et te omavahel oleksite mitte kunagi tülitsenud. Ei ole, me ei ole Martin, et te said väga hästi läbi, aga ma olin jälle natuke noorem. Ja siis tüütavad ikka need nooremad. Aga sa vahel lapsena ikka tuli ja tülisid ka ette? Ei, väga suur ei olnud. Meil suuri tülisid ei olnud. Sülitasite selle? Niisama jooksime ringi seal ja talvel olime kõik koos, siis oli nii tore olla. Mis te talvel tegite siis, kui... Noh, me käisin koolis. Oota, tegite Tagavere? Tagavere koolis, ma lõpetis seal 6 klassi. Aga teie ikka õhtuks tulite kõik koju? Kõik olid kodus. Ja siis olid oma leivakotid kaasas või oli see juba selle ajal, et kooliteenija tõi poest pehme 5 kopikesse saia ja piparmündi tee lõhn? Ei ole, me saime ainult teed. Ja kodus, meil polnud ju sinna leiva veel mitte midagi panna, kena magus kodune leib, mis mamma tegi. Aga mul vahest hakkas nii, see vastu ma tahtsin saia saada. Kus sa seda saia võtad siis? Aga ikka saia ja tead, mis ema tegi rukkipüülist. Väga ilusat saia. Väga ilusat saia tegi ka. Siis me jah. Aga kui sellest vabadussõjast veel rääkida, kas tuleb veel mingi selline jutt meelde, mis isa rääkis vabadussõja ajast? No kes seda ei tule meelde. Ma võib-olla tuleb, aga ma ei tea. Mõtle! Me käime Tagaverel ära ja tuleme tagasi. Sul on ema kiire, jah? Ei, mul ei ole kiire. Ma võin sind ju ära viia. Ei, sa võid rääkida rahumeeli. Sellest pole üldse küsimus. Aga lähed sa siis ise Tagaverele ja võtad pildi kaasa? Aga pole mitte ei ole, mul midagi meeles ei tule. Istusin isa põlve peal, isa näitas neid piltisi küll, mis lahingust oli. Aga see oli kohe mingi raamat, jah? Ja suur paks raamat, pildiraamat. Aga kus see raamat või seal? Ja kas tema pilti ka seal raamatus oli? Ei, vist ei olnud. Ei olnud, seda ei olnud. Jah, ei olnud. Aga seda ma ei tea, kui see raamat jäi ja isa pilt oli netel ja see kadus meil ka raamat. Meil pole mitte isa pilt. Aga kas ta näitas vahel neid aumärke ka? Ei, me vaatasin neid ühti joon. Üks oli sinise lindiga ja teine oli punase lindiga. Mis tal oli, 2 tükki olid neid. Aga need pandi vist kirstu kaasa. Need on tal kirstu. Vana sa olid, kui isa suri? 13. 13 olid. Me olin Martaga Sierul, ma oli karjaseks, Mart oli teenijaks, need oli kägil. Ja siis me seda muud... Saite õhtut ikka kokku? Õhtul koos ikka mamaga see Marta kaitsus. Ei, me saime väga hästi läbi, meil ei olnud riidu. Aga me pole, suvel me olime kodust ära, talvel olin koolis ja rohkem ma käisin külas ka
lasi külalastega ringi. aga jah, ja ma sellest sõjast ei tea. Nete teab võib-olla rohkem või Mart sellest sõjast. Nad olid vanemad. Nad olid must vanemad, aga mul on jah, ma pole mitte midagi. Rohkem ma ei mäleta kui see, et see raamat oli, et me seda lugesime ja isa meid õpetas, et kui kuul vingub, et siis tuleb, siis peab pikal korval. No ja nüüd oli. Minul ütleb, mul on isa jutustele just vastupidi meeldinud, et kui kuulid vinguvad, siis lähevad mööda. See, mis sind tapab, tuleb täpselt ja vaikselt. Ei, see pidi vingumine. Aga siis me läksime, niidi pealt läksime lehmi ajama. Isa käskis. Ja seal poe einamotsas oli allikas. Ja meie lehmad olid seal tagaotsas, kus mets oli. Ja siis oli see ukasi, et lennukid oli taeval ühtjuni, kogu aeg pommitati ja mina ei julgenud minna kaugele, ma läksin peatpidi sinna. Sinna allikasi poiss käis lasi lehmad lahti. Ma ei tea jah, sest õeasjast ma mitte, sest... Kui sa lähed ära? Antla Ekkel muutus nii virilaks, et ta läheb ära. Aga millega sa lähed? Mats tuleb talle vastu. Auto tuleb järgi. Jah, läheb. Ja lapsed ju ei Väsib ära. Muidugi. Aga Marti ja Nete käest saate võib-olla rohkem sest sõjaasjast ja seda teada. Aga räägi natukene oma emast veel. No ema oli kange. Ema tegi nii palju tööd ja käis marju korrimas ja maali taga seltsis ja siis ma ajasin peale, et koju tahan, koju kange jänu oli. Tal oli, seelik oli üles tõstetud ja see vahel oli kõik kervikid täis. Ja siis ta käis talvel müümas, see oli meie raha siis. Ta tõi 50 kiloste kotti. Jah, see oli meil raha. Ja mina mäletan, et ta ei jaksa need ise, need vakaseid kotte ravast ära tuua. Siis ta jättis need teatud kohta, isa läks pärast ära tooma. Jah. Ta oli kange korrinud, ta teadis, kus olid need marjakohad ja kõik. Aga mu ema oli väga tubli ja seda muud ta käis, sõnika koormega tuli lepikut karedele ja ise kudus kinnast kogu aeg. Ja mina tahtsin olla seal sõnika koorma otsast, ta pani pöhku sinna ja ma istus selle otsas, kukkusin maa ja õlapaigast ära. Ema oli mind pärdes sinna panna sinna. Aga jah, ei tea. Aga kas siis, kui sina laps olid, kas siis olid sinu vanaemad ja vanaisad olid kõik juba ära surnud, jah? Vaata, kukelik Miina ma veel mäletan, me käisime seda vaatama, see oli väga haige, see oli ema. Ema, kus kohas see oli? See oli Nihatus. Roobakas, jah. Sinna, kus Gustav jäi? Jah. Gustav läks ju leisi Roobakast ära, sest ta maja põles ju maha. No see põles nüüd maha. No jah. Paarikümne aastast. Jah. Ei, ma ei tea, jah. Aga ta oli ka, nad olid niisugused lõbusad, nalja sai ikka ka või? Jah. Vaata, et see lepik ostis ju ära üks kull-nimeline mees ostis ära ja see oli naine oli tal seal Salu külast sealt, kus on see Kopli Teena ja nende poiss. Ma ei tea, mis selle. Ma tean, sa mõtled, see on, ütle mulle nüüd. Jaani-Nigula Lita Väimes. Jah, ja Jaani-Nigula Elmi oli selle kulli mees ja siis, ja see oskas pilli, sellel oli kõrtsmoonikas. Ja see käis pidevalt meil, sest kui ta kõht oli tühi, siis ta oli meil. Ema oli see, kes teda toitis. Sest see oli naine, tal suri ära juba enne. Ja kui palju ussi oli seal Undaku allikal, oi kui palju. Me vennaga tahtsime, lappisime kõik kivi peale, aga hommikuks oli kõik kadunud, sest parest oli need ära pannud. Aga kas, eks ju, kõigepealt elasite seal tee ääres, eks ju?
nii-öelda. Ei, isa on sealt pärit. Isa on sealt pärit. Isa on sealt Sina juba sündisid Lepikul. Lepikul, jah. Aga oota, kas see Lepiku maja on praegu ka alles? Ei ole. Varem võib-olla oli mingid kohad. Mingi koht. Oota, kas see on seal Tuuleveski pool või? Kus Tuuleveski pool? Oota, see on seal mäe lähedal või? Karol, see on, kui sa ühte poole või Rauni baar ja teisele poole läheb sinna. No seal oli Lepiku või? Jah, see on Karjamaade sees. Karjamaalt läks sinna taha kaugele. Kolomidi poole. Sinna Tagavere külametsade poole läks. Sinna, mis on see, kus oli see kivimurd. Tagavere Tolumidi. Jah, Tolumidi poole läks, jah. Ja seal oli, aga meil oli seal nii tore, kui oli pühad. 4 pühisi, me käisime metsast ikka neid kaski toomas ja ühtesugustega oli. Aga jah, seal ei ole mitte, ja kõik mulle ma olen ikka seda mõtlenud, et ma ikka pole kaevu kukkunud, vaat kaevul oli siuke ümmargune plaat ja keskel oli auk, siuke suur kivi vist oli imadrel ka veel ja maali jalgudi, jalad olid allpool ja siis oli istus seal. Kaevu ääre peal istusid. Kaevu korgi peal. Aga vaat sellised hirmud olid, et kaevus on kaevuvana ja kui sa sinna sisse vaatad, kui sinna kõik õidi lahtised kaevud, et kui sinna sisse vaatad, siis kaevuvana tõmbab sind kohe sisse. Ja vaat sellised hirmud või kui sa kodust kaugele lähed, siis tuleb vana Must Peeter ja viib sind ära. Ja meil oli see Kaise ja Mustlane, üks vana mees oli, üks Mustlane, see pole õieti rääkida saanud, see Kaise. Siin me olime ikka teki või poodi alla. Kartsil ikka. Aga Tirtsu-Ida? See oli kena naine. See oli aga hirmus kõvasti näpistas ja kogu aeg ma mäletan, ta oli ainult mustas riides ja ta käis ja ta kudus kogu aeg. Ja ta oli nii nobe, kui ta õriku surnud ja meie õuest läks, kirikus läks, siis ta oli nii nobe. Aga mina mäletan, kas see oli juba siis sedasi, mina mäletan ju oma seda kodu, kus isa elas. Et seal on alati palju rahvast. Kõik käsitöö tegijad tulid õhtuti meile, tekkisid patju ja vaipu ja linniku. Ja siis võttis ema kitarri ja Arsti-Sulev viiuli ja see Matsi ja Seeni akordioni või lõtsa. Ja kogu aeg oli tants ja trall. Kogu aeg mängisid ja tead, kui isu täis ja siin läksid sinna õunapu. Lauri Hansu õunapu läksid. Ükskord. Aga et kogu aeg ma ei mäleta ühtegi riidu oma kodus. Ma mitte ühte riidu ma ei mäleta. Et keegi oleks kellegagi valju häälega rääkinud. Või halvast ütlenud. Aga kord oli millegi pärast nii vali. Et minagi sain ju ainult 2 tundi päevas mängida, kui ikka tööpäevad olid. Ja, ei saanud. Vali oli, kord pidi majas olema. Jaa. Aga jah. Ja vaata see laud, mis on seal põrandas see vesi, seal minu pulmatants. Me läksime koju, siit lõppes pulmat ja läksime ema vaatama. Emad pole kodus olnud, nende tuli tee peal vastu, ema läks korjus ema külast ära. Ja siis läks tantsuks lahti. Lõhus oli. Muidugi. Oi. Ja mis mul veel rääkida on, vaata see on mul veel rääkida, et ma onu Ida ja Veida tahtsid mind oma kasulapseks. No pärast tahtsid nad mind. Ja siis ema tõi mind sinna kõrgemäele ja kui hakkas õhtu päike loojamine, ma hakkas karjuma, et mamma juuri Idal või aitan muud kui siis mamma juurde. Kas Idal viiski sind korra kõrgemäele? Ja, ma olin terve päeva kõrgemäel. Ja vanaema oleks andnud sind kasulapseks? Oleks andnud. Ta viis ju hommiku mind sinna ja Ida tõi õhtu tagasi, seepärast ma karjus, et mamma juurde minna. Ega ta poleks ju sind ära andnud, ta oleks lihtsalt oid andnud. No jah, lihtsalt niisama. Ei, mina tean seda, et Veida tahtis mind küll kasulapseks saada. Ikka kasulapseks, jah. Et tule ela meil. Issand, ja mul oli siuke hirm, et järsku ta viibki. Ei, ma tahtnud kasulapseks minna ühted kuskile poole. Ma karjus oma mamma järgi kogu aeg. Aga kas, Veida oli isa vend, eks? Jah. Aga kas isal oli sul veel onusid, tädisid? Ei, tädi mul ei olnud, ega üks vend oli, aga see oli surnud varakult ära juba. Mis tal siis juhtus või?
ma ei tea, mis tal oli, mis ta juhtunud oli. nõnda, et see suri ära noorelt. Rohkem nendel pole vendel õdesid. ei, üks vend on ju, oli ju. aga kes see oli, kes vankri peal ära kuidagi lämbus või? see on minu ema vend. aga see Kuuder Juuli ja nende oma peab ju olema. jah, see on Nende isa, jah. jah, see on veel onu veel, noh, Veida ja minu isa vend oli veel. see, mis seal Taalikul on. jah, kelle maad Taalikul olid. jah. aga Veida ei käinud Vabadussõjas? ei käinud. aga kuidas see siis nii läks, et üks oli kommunist ja teine oli Vabadussõjas? paljudes peredes oli. vaata, see oli siuke asi, ma ei tea, miks Veida kommunist oli, aga Veida oli üldse selline mees, mis kogu aeg aeti taga, käidi ju minu isa juures kaotsamas püssi. isal oli laua all, söögilaua all oli, ma ei tea, kas see laud on teil alles see kapiga. seal oli see püss oli seal laua all, keegi veel teadnud sealt otsida. aga Veida oli üldse üks isemoodi mees oli. ta oli vist natuke uhke ja siuke. siis ükskord ta ütles mul seal, ja kui sa pisik olid, siis oli su tagumik. kas see läheb pargugi? no Veida enam ei kuule seda. Veida ei kuule ikka. et tagumik oli paljas, et nii jälle pükse peal sul jalgas olnud. ma ütles seal, sa olid rikas mees, eks sa ostnud mul püksid siis. huvitav, et ta oli ju tegelikult alati jõukas. jõukas jah, aga minu isat ta aitanud ei ole. aga muidu hobused olid küll kahekesi koos, noh kui sakkamised. aga Veida elas siis seal metsa ääres või? jah, seal, kus Oliver praegu elab. Veida oli Kõrgemäel ja Kõrgemäel, kas see vanaks jäi see maja või see vanamees tahtis, et ta toitjaks tuleks sinna. ja siis ta läks sinna ja seal ta suri, Ida suri ka ju sinna. ja kõik Paks-Ida ka ju. jah, see Paksu Ida kodu oligi. kas see oli Paksu-Ida kodu? jah, isa kodu oli. Paksu-Ida isa kodu, aga ta läks Pisikse-Idaga sinna. ta läks Pisikse-Idaks sinna, aga Paksu-Ida oli selle Velviste onu naine. aga need mobiliseerid sõjaväkke, siis see Paks-Ida läks ka sinna oma koju. jah, sealt Kerklilt ära. ja ta oli üldse omapärase mõtlemisega, tal oli oma naine, kõrvaltoas oli teine pruut Paks-Ida ja kolmas pruut oli veel Mäeküla Alma. Mäeküla Alma, aga mina ei tea, kes seda auto seal korraldab, ma olen ikka sinna lilled istutanud ja seal on juba eeslilled on ja küünalpõle on põletatud ja kes seal käib, seda ma ei tea. ei tea mina ka. ei tea ja mõt nii. nõnda, noh, ja nüüd. ma ei tahaks veel ära lõpetada seda jutuajamist siin. noh, mis küsimu käest veel, ehk ma tean, mida vastata sulle. aga on sul oma kõige esimene mälestus, mis sa mõtled, mis sul meeles on? mis mul isast üldse meeles on? meeles oli see, et kui me ei tahtnud kodus olla, siis me läksime laasule. ja kui ema tuli ära, siis küsiks, kus lapsed on selle vanainimese käest. Vanainimene lubas meid sinna, aga ema ei ole selle vanainimesega üldse kuri olnud. ja siis Laasu, ma ei tea, mis selle Laasu. see on see Laasu, Seiu ja nende koht. kas see on see, kus praegu palmined elavad? ei, kõik seal üle tee. see on Harjulaasu. kõik nimed on samad. igas külas on samad nimed. Harjulaasu ja siis see rääkisid, miks lapsed seal külas käivad, et miks vanaema ei luba, vanaema lubab nad külas, aga ema oli ütelnud sedamoodi, et vanaema kasvatab neid ja siis teeb nendega mis tahes, sest minul aeg pole. ja kui vanaema ära suri, kuidas ma selle vanainimese juures olin, ma olin siis ju 6-aastane, 8. ei 8, me läksime karedele, aga ma olin siis vist 7. ja siis ma läksin ema juurde, ütles, vaata surmaga tulevad ju täid peale. täid peale? jaa, peale surma. Endal või ei, selle surmal. surmal tuleb täid peale? ja siis mina noppisin neid ja ma lähen ema juurde ja ütlen, miks sa lased mu vanaema, miks sa lased vanaemal täid peal olla? siis
ma ei tea, mis ema see nendega tegi siis nõnda, et kui Jaani surnud aedad on maetud, aga ma täpselt ei tea. Mis ta perekonnanimi siis oli? Mari? Kiviräid. Kiviräid oli. Kiviräid Mari. Kiviräid, seda ma tean, et ta Kiviräid oli. Kiviraiud olid ju kohe taalikul seal. Ja võib-olla küll. Ja siis tal oli nii palju raha, me tulutasime kõik, Vene saari raha. Kõik tuules lipetasid kõik ringi. See oli väärtuse kaudanud ju. Jah, siis polnud enam mitte midagi, see saari raha oli siis. Kas olid see kodutütar ka või? Koolis olin kodutütar ja siis mul, isa saigi pensioni, ma sain siis mul kodutütare riided sain ja siis Kaubierna tuli mul juurde. Kui sa hakkasid kodutütareks, kus sa siis saad selle raha? Siis pole sinu asi, kus ma raha saan. Aga kas meie ema ei ole, vanaema Viiu ei ole olnud väiskodukaitse või? Ei ole. Meie pere suguvõsast ei ole kedagi olnud? Ei ole vist olnud. Aga kas Tagavere Karedel üldse oli naiskodukaitset? Kes need olid? Ei, seda ma ei tea, aga mina olin koolis kodutütar küll. Aga see oli õige vähe aega ju, siis tuli juba venelane. See pole siis, sellepärast pole jah. Sa olid ju 48, olid sa alles 20-aastane. On ju, siis oli juba vene kord, sügav vene kord siin. Jah. Siis, et see oli, see tuli, vene kord tuli ennem. Ei, ma räägin, sul on 40-ndal juba tuli. 39-ndal hakati juba sisse tulema. Jah, ja siis tuli see venelane ja siis tuli sakslane. Ja siis tuli venelane ja jäi. Siis tuli venelane ja jäi, sest ma ikka mõtlen, et venelane on ikka küll, et vaata, kui tulid teised sealt Saksa teistpoolt. Andis kõik oma need võidetud maad ära, igaüks sai oma maaga tagasi, aga venelane ei andnud. Venelane ei andnud tagasi. On ikka küll. Vaata, kus mu Hispaania lilled on seal. Nii kena. 7 roos, ei, ma pean nüüd ära viskama. Nii ilus. Need on vanaks juba läinud kõik. See loeb, hoiad viimasi minuti. Aga sellist täiesti nagu, näiteks minu esimene mälestus on see, kui me olime mandril, elasime alles. Ja ma tean, et ma olin mingi väike lambike põles. Ma olin lastevoodis püsti. Vaatasin aknast välja, kardinad ei olnud eest, kõik magasid ja oli hästi suur põld ja seal oli lumi ja selle peal jooksid palju kutsusid metsa ees. Ja pärast tuli välja, et see oli sõjaaeg või sõjajärgne ja et need olid hundid. Hundid, jah. Aga siis see mandrilt mul ainuke mälestus. Aga sul sihukest mälestust üldse ei ole, mis see kõige esimene mälestus on? Kui pisikesed. Kui sa üldse mäletama hakkad midagi? Ma ei oska praegu seda nõnda sõnastada, mis mu see kõige esimene mälestus on. See kõige rohkem on, et kui mind taheti ära viia sinna kasulapseks ja siis kui mind ema seal sinna koorma otsa pani ja siis ma kukkusin ja siis me käisime kogu aeg külas, kui siis Mette tuli koju, siis meid pole Iljaga kodus olnud, et ma olin Ilja karjas ju. Pandi hommikul söök valmis, et ma sõi ise söögi ja välja tüdrukul. Ei, me sõime kahekesi. Sõime kahekesi ära, aga siin me tahtsime külas minna, siis ma panin tüdruku sees omal kahtiratsu selga ja seda ma läksin külas. Kui meid pole kodu on, siis ma sain ette, kes ikka jälle riielda küll, aga Aga sa räägid kogu aeg niimoodi, et vanaemad nagu kodus ei olnud. Vanaema Viiu ei kasvatanud teid. Viiul oli nii palju tööd, et tal ei ole aega kasvatada. Ühesõnaga, tal oli 6 last, ta pidi üksinda katma ja raha pole kuskilt peale marjade tulnud. Peale marjade pole olnud meil kuskilt raha. Aga kas sa seda mäletad, kas ta oli siis nagu väsinud või kurb ka vahel selle pärast, et tal nii palju tööd on? Ei ole, ema ei ole kurb mitte kunagi olnud, ta oli lõbus ikka. Töö oli tal väga, nagu aitas teda elada. Nii et sa pole näinud oma
teda nutmas kunagi? ei ole, ema ei ole kunagi nutnud ja ema ei ole, kui palju talle halba tehti, aga ema ei ole mitte kellelegi tagasi teinud. vanaema oli nii, mina ütlen vanaema, ta oli nii kange, Karol, et kui tal oligi valud sees ja kui minu ema kutsus talle arsti, siis ta jooksis kodust ära, et see arst saada parem tagasi. jah, saada parem tagasi. ja muidu poleks tagasi läinud, kui ema oleks kodu olnud, siis oleks arst olnud ja emad pole enam olnud. ei. vaata, ta oli jõnni täis ja ma tean nii palju. vahest ma mõtlen, et ma olen täpselt viiu. kui me olime lapsed ja emal oli igemepõletik, kui haige ta oli. jah, ja ega ta kunagi pole soikunud, et tal haige on. siis oli tal jalghaigis, ta sedamoodi liikus, et või tooliga liikus pärandad mööda. aga isa ei ole teda aitanud. isa ei ole aitanud meid lapsi. ja vanaema polnud ikka pahane, et isa ei aita. ei olnud. vähemalt sa ei mäleta seda, eks? ei, ta ei ole kunagi talle ütelnud, et miks sa mind ei aita. ei ole kunagi ütlenud seda, sest ta teadis, et ta oli haige. isal oli kohe hing kinni, kui ta midagi tegi. aga ja kui me karjes olime, siis Ilja putkas meie käest ära jälle. Ilja oli 2,5-aastane, me panim ta, läksime lambakarja, nüüd hoidme need kokku, õhtu hakkame ära minema. ja kujuta ette, ja hobusid ja kõik terve külakari oli ka ju seal. jah, ja siis panim ta sinna, tule, et ole siin nii kaua, kui me tagasi tuleme. tuleb, läkse tagasi, pole tüdrukut kuskil. kus ta läks siis? ja siis ta tuli sedamoodi, ta juba oskas koju tulla. Tirimiia, see, mis kõige esimene maja seal, kui sa Lepikul lähed. see oli küsinud, no kus sa siis nüüd, ma lähen Oduse. kas ta ka ei öelnud ka tähte? ei ole, talle, sa pole ammu, ta kaua pole ka tähte. kas Hilja ei öelnud ka tähte? jah. mina ju ka ei öelnud. ei, ja ma olen Oduse ja siis me juba teadsime, et tüdruk koju läks. siis me panime lambad, külas viisime ja siis läksin koju, siis tüdruk magas juba. aga isa oli kogu aeg kodus? isa oli kodu. aga ta ei hoidnud teid ka? ei ole, ei meid ei hoidnud. aga mis ta siis tegi päevad otsa seal kodus? no seda ma ei tea. mis ta kodus tegi, aga ega ta meid kasvatanud, ta meid ei ole. ikka me kasvasime ise. aga kui te talle sülle pugesite, ta ikka võttis? ikka võttis sülle, ega ta ära ei jäänud. aga ikka rääkis juttu ka teiega? jah, ikka. õpetas, kuidas tuleb olla. mis ta siis, on mõned niisugused konkreetsed õpetussõnad meeles ka? ikka kuidas tuli peet arvendada ja kuidas tuli kartulit kõblada ja seda ikka õpetas, aga ta ise ei saanud teha. aga kas seda ka õpetas, kuidas käituda? ei, no ei ole. seda ei ole? seda pole. Pole nõudnud, et te korralikud ja viisakad olete? ei noh, me nõnda, kuidas me olime, nõnda me olime, nagu praegugi pole viisakust kuskil. Pole viisakust kuskil. aga kas see haigus tuli tal kohe, kui ta sõjast tuli või? jah, see hakkas tal siis arenema. ilmselt oli see liiva all olemine. jah, see jah. aga kas sa seda tead, kuidas isa-ema tuttavaks said? vaat seda ma ka ei tea. mu emal olid hästi paksud lokkisiuksed, need olid 2 suurt patsi oli peas. hästi pikad. ja tal läks ära, suri ära ka patsidega. pats pikk. tal ei ole. ma tean veel ema pilte, no meil laatasime ju Tuule käest neid pilte. mul on palju. meie Tuule käest lammutasid neid pilte, mis tal noorepõlvepildid olid, neid ei tea. mis nende lastel muud teha oli, kui möllasid seal kodus. ikka kaotasid ära kõik asjad, mis oli. aga kas isa laulis ka vahel? kummalt meie isa lauluhääle sai? vaat seda ma ei tea. Te ju laulate ka? jah. aga kes teid vanaema ei õpetas? laulnud? ma ei ole kuulnud, kui ta laulis, aga ma ei ole kuulnud, et oleks kenasti kuskil pool mujal. nii et nad pilli ei mänginud kumbki? ei ole, mitte kumbki pole pilli mänginud. aga kes neist laulis, vot seda ma ei mäleta ka enam. aga mu meelest on meie peres on ju alati kõik ainult laulnud. jah. ei, meie vennaga laulsime küll, vot tema su ema mängis pilli ja me laulsime, nüüd ma pole enam ammu laulnud.
ma ei saa lauda enam, mul on kilpner, Jah. nii palju on mul, et ei ole ja. Jah, ei, see elu on, seda ma aga räägi veel Vollist natukene. Missugune ta oli noorena, noores põlves? Volli oli kaval poiss. Oligi see Kaasiku Eri ja Volli, need olid kaks sihukest meest, mis vaata Eri läks sõjaväkke ja Volli oli ütlenud, et mina lähen ka. ja isa läks ka. Ja isa tuli ära linnast, teda pole öeldud, ta oli alaealine. No ta oli 17 aastat. Jah, aga ta läks ikka ja läks. Aga ta läks alguses Saksa sõjaväkke. No sõber võeti, panim sõber võeti Saksa sõjaväkke. Saksa sõjaväkke ja ta läks vabatahtlikult. Aga Eri sai surma, aga Volli läks Kannakülasse. Ta pidi 7 aastat olema. Oota, aga eks ta oli Saksa sõjaväes ja pärast oli Vene vang. Vene vang. No ta oli nõuke vabakäivu vang, ta käis Hiiumaale, kus ta käis. Ta pandi metsatööliseks Viljandi maale, sellepärast, et ta oli vanglas ka. Aga ta käis vahepeal ju Saksamaal kusagil. Ei, ta käis Austraalias ja seal kuskil. Ja Austrias või? Jah, kus nad mägesid möötsid ja kuidas nad usilid selle suure maale püssiga kerasesse panid ja see hakkas neid taga ajama. Madu või? Madu hakkas taga. See oja oli, isa rääkis, see oja oli. Ja siis teist pool oli see rõngas ja poisid pannud selle rõnga sisse automaadi valangu. Aga vaata, pole maal ükski haiget teinud, et madu hakkas järgi jooksma. Ja me pole 3 või 4 aastat, me pole vennast mitte midagi teadnud, äkist venna tuleb, ma olin haiglas, äkki venna tuleb saipea. Ja venna läks koju ja mina tahan ka koju minna. Aga ma pidin enne kõik ära tegema tööd ja hakkas juba pimmeks minema ja ma teadsin, missugust summad seal sõldasus olid ja ma tulin sellise jooksuga sõldasut läbi. Et tuul oli ka, sügisene aeg oli ka ja tuul ja möll, aga ma pidin koju saama, sest venna läks koju. Aga ta käis enne sinu juurest läbi? Jah, ta käis enne minu juurest läbi ja ma teadsin, et ta tõesti tuli koju ja ma läksin kodu. Ja mina ei tea, kus nad siis pidu pidas, nõnda, et selle õhtu oli tants ka jälle. Ma pole väsinud ega midagi olnud. Aga sellised asjad on jah. Ja vahepeal pole mitte midagi teadnud temast? Ei ole teadnud. Vaat siis ta oli seal Kannakülas ja kus ta siis üldse metsas või kus nad olid. Aga ta oli Eestis? Selles mõttes, et ja ta pole kirjutanud ega midagi? Ei ole. Ta ei saanud kirjutada. Ta oli ju venelast, ta ei tohtinud üldse rääkida vennast, kus ta oli. Aga pärast ta oli kolhoosis ka brigadir või? Jah, siis ta oli juba. Siis tal polnud midagi. Veida oli esimest, ta oli brigadir. Millega tal hobusega või kellega ta sõiti ringi? Algul jalgrattaga, siis sõitis hobuseks. Sa võid mu käest kõik selle ajaloo saada. Seda ma mäletan väga, et ma tean isegi negru nime ja. Aga see pole ka olnud takistus, et ta oli Saksa sõjaväes? Või pahandusi tal ei olnud selle pärast? Sellepärast, et tema istus oma aja ära ja ta oli Hiiumaal, vaata kus ema käis tal süüa vist viimas üle mere Hiiumaale. Kas sa seal ei olnud juba elektrikuna? Siis võib-olla jah. Ta oli elektrikuna. Ja, siis ta sealt läks üle mere. Ja ta istus oma aja ära ja siis tal ju mingit süüd pole olnud ja ta oli vaba. Ei no süü oli tal sellepärast, et kõik need, kes olid Saksa sõjaväes ja veel vabatahtlikult, kes tulid tagasi, need said ilma kohtuta 25+5 aastat Siberis. Aga kuna ta oli alaealine sel momendil, kui ta läks, siis tema sai 7 aastat. No ja selle 7 aastaga ta pidi olema, algul ta oli vangis, aga pärast ta oli kohustuslikul metsatööl, nii et ei tohtinud sealt paigast liikuda. Ja siis, kui isa vabaks sai pärast seda, ütleme täpselt, see klappib selles suhtes, et 56 me tulime ju siia. See on siis kuskil, nii et 49 said need emaga tuttavaks.
et siis ta istus oma ajas ära ja siis tuli koju tagasi. siis ta oli vaba. Jah. Polnud enam midagi. Tuli koju. Ja Kas sa teadsid, et me tuleme? jah, teadsin. Aga kuidas seda isa teada andis siis? Kirjutas või? Ei ole. See oli niimoodi, et mina läksin ema juurde, emad pole enam olnud ja ma ei tea, kas Mart oli vist seal teie elas seal või pole. Ema elas raudselt ka, aga emad olid juba siis lihtsalt kodus. Ja ema, siis ta ütles seda, et läks vennad ära tooma, et venna tuleb perega siia. Ja seda ma teadsin, et te tulete. Ja mul on siiamaani see pilt ees, õhtupäike. Me oleme maja ette sõitnud. Ja nüüd seal, kus köögi ja selle suurema toa ukse või sein on, oli välisuks ja seda astusid otse õuest tuppa. Seal vanaema magas. Taga magasid Marta, Volli ja 3 tüdrukut. Ja see köök oli suur tuba. Ja ma mäletan, et see suur sissiauto, see on mul nii selgelt meeles. Päiksepaistel ilm, maikuu. Ja me olime kõik kabiinis emaga. Ja ma ei tea, kus isa oli. Koorma otsas või? Koorma otsas ikka. Seda ma ei tea. Aga vastu olid nad võtma tulnud. Marta oli väljas, vanaema oli väljas ja nad mõlemad nutsid. Ja ma ei saanud aru, miks nad nutsid. Aga tead, kas ema pole olnud siis teid ära toonud? Ei. Ema oli ka meil autos. Jah. Ema oli meil ka autos. Ja. Ja siis ma mäletan veel seda, mis minule täiesti unustamatu, et kui lapsed olid Martal halvad, siis Volli võttis nende tagumikud paljaks, tõmbas üle põlve ja andis sirgelt püksirihma. Aga nüüd tal on tasutud ka. Saad aru, püksirihma lastele. Ma pole elus. Pisiks lapsed. No aasta olid meist vanemad või 2-3. Pole sinu ema mitte kordagi. Ei ole meie lapsed üldse näinud. Ei kedagi. Ma vahest sakutisi küll ikkagi. Tuli eest ära juurde. Nii kiiresti kui andis. Nõnda kui jalad võtsid. Nõnda kui jalad võtsid. Kas Tagaverel kinoga näidati veel, kui sa laps olid? Ei näidatud. Aga mingid teatrid tehti? Jah, teatrid olid ja tantsuõhtud olid ja kõik olid. Aga kes seda teatrit tegid siis? Kohalikud. Kas sa ise ka teid kaasa? Ei teinud, aga laulsin küll kooris, kui olid laulukoorid ja tead. Laulsin ikka küll, aga teatrit ma ei teinud. Aga siis võeti see vahe siin ära, siis oli see saal suur ja... See oli koolimajas, eks ju? Koolimajas, jah. Teatrit tegid ema ja isa meil. Jah, siis kui nad seal olid juba. Siis ema vist õpetaski. Ema õpetas, ema juhendas näiteringi. Juhendas näiteringi. Ema kirjutas ise ju luuletusi ja... Jah, ema oli tark naine. Tegi kaastööd meteoroloogia jaamale. Aga kas ema, isa olid sul usklikud ka? Ei ole. Ei olnud? Aga kirikus pidime kogu aeg käima. Viiuga küll. Viiu käis Rihval ja seal palvetundis. Ei, me käisime Jaani kirikus, siis me olen öörikul käinud. Aga mis ta seal käis siis? Seal oli palvetund ja ema pani sinna ja sealt ta tuli sellise naeruga ära. Jälle olid lapsed või külapoisid olid varblused kinni püünud ja parasel jutluse ajal olid kõik varblused lahti lastud. Palvetunnis. Saad aru, Karol, see oli seltsi elu. Ja siis see vana Juhan, mis Juhan ta nüüd oli sealt, kus see Pargusi koolimajad, seda maja enam ei ole. See vaata selle läbi sõrmede, kui naised nutsid ja karjusid. Ema käis, aga ema ei olnud usklik. Isa ei käinud kuskil. Aga ema usklik ei olnud. Aga palveden tundis, et tahtis küll käia. Aga see oli tal väga tähtis, et ta oleks alati Jaani koguduse liige. Seda ma tean. Ja et oleks Luteri kirikus. Aga kuna see oli nii kaugel, et ma tean, et me käisime ja ka Ööriku kirikus üsna sageli. No ta oli ju Karja kiriku järgi ju. Ta oli Jaani kiriku järgi. Jaani kiriku järgi. Jah. Aga Ilja on ju ka Karja kirikus leeritatud ja lauletatud Ilja. Ei ole. Ilja pulmad. Linda oli Ööriku kirikus. Ma mäletan täiesti selgelt, kuidas pruutneitsid seisid. Mitu rida pruutneitsid
või see rida ruutnik. aga see on ju, Ööriku kirik on ju vene õigus. On, aga midagi ei ole teha. aga kuule, mõtle järgi. Minu nimi on veel Karja kirikus see nimi, mis... Ja võis olla ka. Ja siis, kui me sinna läksime, siis ema andis nimed üles nagu minu ka, siis oli öeldud, Lindat pole kuskil pool, oli öeldud, mis nimi mul seal on. Rosalinda. Ei olnud. Ei ütle. Mis su nimi oli siis? Ei ole. Ei ütle. No miks sa või öelda? Priskilla. Priskilla. Ja siin on vana Priskilla Kuuder, jah. Ja siis see ärgnis rääkigi, ma ei ole oma lastelegi seda rääkimisnimi mul. Siis pandi mul nimeks ja nimi pandi Linda ja see oli valla seina peal küll, aga kirikuraamatus jäi ikka endine nimi. Ja Karja kirikus meil on kõik ristitud. Priskilla Kuuder. Aga Marta on ikka Marta ja Linda või see... Anette on Anett. Anette. Anette oli isa esimene pruudi nimi ja siis isa pani selle nime. Kus see pruut siis on? Tallinnas, seda pole enam see surnud ka. Sinu isa esimest pruudi nime? Jah, minu isa esimest pruudi nime, mitte sinu isa. Aga see pruut käib, sa oled teda näinud ka või? Ei ole näinud, ei. Ta abiellus minu emaga ja siis nende asjad, ju see sõjaaeg oli, siis see pruut seal Tallinnas, ma ei tea ka, mis see oli. Aga kas sinu ema isa said pärast seda tuttavaks? No ikka. Või nad olid juba varem tuttavad? Ei, see on pärast sõda ikka. Pärast sõda said tuttavaks. Enne sõda nad ei olnud tuttavad. Ei, ma mõtlen nüüd teisiti. Kui te juba olete kõik pärast vabadussõda saite... Pärast vabadussõda, jah. Ja pärast vabadussõda meil on sündinud ju kõik. Jaa, aga selles mõttes, et nad ju lapsena olid üsna nagu mõlemad ju Tagaverekanti inimesed, aga nad varem ei olnud kokku puutunud või? Sellepärast minu ema tuli selle vanainimesel toitjaks ja minu isa elas seal Kõrgemäel ja seal nad said tuttavaks ju. Muidu minu ema kodu on Nihatus. Roobaka lähedal. See on Leisipool või? Jah, Leisipool, jah. Kukeallika oli nende kodu nimi. Neilus nimi? Kukeallika. Aga sa oled ise seal käinud ka? Ühe korra, siis kui ema haige oli, siis ma käisin seal. Aga milline see ema oli? Kas ema nimi oli Mari Kuum? Kukeallik Mari ja Mari Kuum oli. Mari Kuum, nii, Mari Kuum. Aga selle Mari Kuuma nimi, ema nimi on Ingel ja see on sama päeva sünnit jälle kui mina. Ahah, aga kus Ingel on surnud? Ammu, see on meie esi. Ja kui palju meil Kuumasi on sugulasi veel Valjelas ja igas pool. Ma ei tea, kuidas see Kuuma Silvagi on võib-olla sugulane meiega. Ei tea, ei oska öelda, jah. Ei tea, jah. Aga sa ise pole suguvõsa nii-öelda uurinud või? Ei ole. Aga mingid kokkutulekuid on olnud? Üks kord oli, jah. 2 korda, üks oli meie õue peal. Jah. Aga varem nagu... Ei ole. Meil oli alati kokkutulek, kui need õed-vennad kõik kokku said ja oma 4 lapsega. Kõigil olid ju 4 last. Jah. Ainult, kas neteledil on 2, jah? Jah, ja lapsed olid ju käisid ja varedel olid, kui jälle kangest leivaisu peale tuli, kodus leivaisid panid kohe korjadil. Vanaema juurde. Just. Ja, seda on. Kes neid asju mäletab enam, mismoodi see lapsepõlv oli, aga seda ma tean, et isa ja ema olid ühte joone, olid noortega segamini. Aga see on ju siuke tunne, et su kodu oli nii hea, et sa kogu aeg igatsesid oma kodu järgi. Jah, just. Ma nutsin kogu aeg, kui ma väljas olin. Ikka nutsin oma ema järgi kõige rohkem. Isa ma polegi nõnda olnud. No isa suri ju sul nii noorelt ära. Ta oli 53 vist. No jah, aga ikkagi noorelt. Aga see ema oli 72. Või 73, ema oli kui ära suri. Mõtlen, 68. Ei, üle 70 oli. Aga mismoodi see oli, et kus sa selle mustlasega rääkisid? Ma käisin Tartus ja mul selgroog oli haige ja käisin kurseti tegemas. Operatsiooni. Ja siis
ma läksin ju niimoodi Tartu, et mul polnud ju mitte kedagi seal, kelle juurde ma oleks läinud. Ja kui ma andsin oma kirja üle, siis see naine ütles, et on teil kuskil minna ka ööseks. Ma see ei ole, et nii ma hakkan otsima, kus ma lähen. Ja siis ta saatis meid vanadekodus sinna, kus see Emmi on sellel, noh, Luule ja nende poolede oli seal hooldekodus. Luule ja nende poolede. Jah, Emmi, seda vist pole ka enam. See oli ratastuulis viimati. Aga kuidas see nende poolede saab olla? See oli ema poolede. Nende ema poolede. Liide poolede. No ja siis ta saatis mind sinna vanadekoju. Ja siis ma läksin sinna ja ütles mul seda, et kui seal on selle ministri tütar ees, siis ärge ütelge, et sa kolhoosnik oled. Ja pole ministri tütar tuli siis, kui ma teise hommik hakkas ära minema, siis ta ööse tuli sinna. Aga ma käisin õhtu kõik vaatamas, kust kohast ma lähen. Tead, see Tartu oli ju mulle võõras ju, ma ei teadnud ju mitte midagi, aga siis ma vaatasin, kui ma ruttu saan sinna bussijaama. Ja siis ma läksin ja siis, noh, ma olin 7 päeva seal, sest mõõt võeti ja siis prooviti. Aga bussijaamas oli siis see? Mustlane ei ole? Ei, kui ma siis üle selle Toomemäe tuli, see Vakseli tänav oli ühest pool ja siis see teine oli teist pool, kui mu öömaja oli. Ma väsisin ära, siis ma istusin pingi peal ja siis üks mustlane tuli mu juurde ja ütles, et anna oma käsi ja näita, mis sul on. Ma ütlesin, minul ei ole rohkem raha kui just kojusõiduraha. See oli just jälle eespool, ma pidin hakkama koju tulema. Ei, me raha ei taha näita ja inimesi käis kogu aeg mööda. Ma ütlesin, ma ei näita mitte midagi. Näidake oma kätt. Ja siis ta rääkis. Ta vaatas mu käe pealt ja rääkis. Aga raha mu käest ta pole tahan, sest mul pole raha enam olnud. Aga rääkis ta siis midagi muud täpselt ka või? Ainult seda, et keegi sureb? Ainult seda ja rääkis, et ma vanaks inimeseks elan. See oli küll õige. Õige jutt oli, mis ta rääkis. Jah, aga muud. Seal oli kogu aeg inimesed käisid ja ma läksin sealt minema ka ja pole selle mustlasega mida tegemist teinud. See oli üks noor mustlane, kes rääkis. Ütles jah, ja ma mõtles siis, et kes see amet on. Siis me käisime ema veel vaatamas läbi akna, nägin teda. Ta oli seal, noh, seal nakkushaiglas oli. Aga ta toodi ju koju? Jah, nädal aega ta oli haige kodus. Ta elustati? Elustati, oleks ta lastud surra, ta poleks valu kandnud, aga nüüd ta oli nädal aega hirmsates valud. Hirmsad piinad olid küll nädal aega. Aga selle korra vennad pole ju kodus olnud, kui ta ära suri. Ma ei tea, kus isa oli, aga igatahes mina olin vanaema juures pikalt, sest mina hirmsasti, ma olin vanaema päilaps, nagu ma mäletasin. Ja ma hirmsasti tahtsin olla, sest siis ta võttis mind kaasa ja alaroobakasse ja siuksed matkaratt. Saad aru, mille nimel hea laps on selle eest, et saaks 10 kilomeetrit päiksetõusul minna ja päikseloojangul tulla. Aga ja viriseda ei tohtinud üldse, siis teinekord ei võetudki ka. Ja siis ma tulin sinna tahatuppa, kus praegu vanaisa magas ja proovisin nende voodisse pugeda ja siis järsku 10 paiku oli mul, tädi Ilja oli kodus. Jah, Iljal oli puhkus siis. Aga siis mul oli järsku nii hirmus valu hinges ja rinnus, nii hirmus valu. Ja mina ütlesin ema ja siis tuli hoopis tädi Ilja ja ütles, et mamma just suri. Ja see tegid selle haiged. Ja ma istusin siis, ema arvas, et ma olen hulluks läinud, sest ma istusin kogu aeg sellest, kus Raja praegu on vannitoa teinud. Seal oli vanaema, seal oli sahvris. Ja mina istusin siis kogu aeg vanaema juures, pimedas sahvris seal. Aga ma ei ole julgenud üldse vanaema oma ema puutuda. Ma kardan surma. Mina küll ei ole teda kartnud. Ega ma ei kartnud teda, aga ma arvan, et küll vanaema vaatab kogu aeg mul silma peale veel, et mul hästi läheks. Ja läheb ka hästi. Ei, muidugi läheb hästi. Jah, üle mida läheb ikka. Läheb ikka hästi. Aga millised ajad need seal sõja ja kõige raskemad olid? Kõige raskemad olid, aga raske oli igal ajal. Süüa oli meil, aga riiet oli meil vähe. Riiet ei olnud. Sest nete tuli koolist ära, siis nete hakkas kuduma. Linast kleidiriiet kudus. Lööme oli linane, villane oli kude ja siis
puukingad olid ka. Ja kui me tantsima läksime, puukingad tulid ära, need naelad ja torkasid, istusin maha kiviga, lõin jälle naelad sisse ja läks jälle edasi. Ja, aga kõige raskem oli jah, see aeg oli, et meil ei olnud selga, mida panna ja siis me mõtlesime, et ema ja isa sai nii palju vensi, sel ajal oli riiet ja kõik, kas oleks võinud tagapära osta. Ei ole, siis ehitati see laut. No aga seda oli väga Seda vaja. oli vaja ja siis oli vana Kärner 50 000 laenas selle isa käest ära. Ja pole keegi maksnud tagasi. Ei, pidi maksma selle või tegema niidi peal seda kultuurmaadega, ta tsonkis seal lihtsalt ära ja pole midagi. No ja siis pidi nõnda, et esimeses järjekorras meie vili ära pekstama. No lautase vili oli lauta täis, lehm oli aia ääres, lumi oli juba maas. Meile tulime vennaga siia, saiklet, õli saab, kütust, et saab peksa. Ja kulla vai siis me pidime autole jääma, sest lennuk lendas nii madalalt läbi auto tuli ja siis ajas see lennuk seda ühte autot taga. Ja vennaga me kahekesi suur 30-liitrine galonne meil 2 vahelpuuga ja me kraavid ja see kaled jäi. Aga Karol, vaata, tal on kogu aeg olnud vennaga, siis tõed olid suuremad. Ja me olime kogu aeg vennaga. Me olime vennaga kogu aeg. Venna oli, õdede pole meil ühtegi olnud. Mul pole mahed ka olnud. Ja me olime Ma ikka vahest küsin, et issand, kus kohas see mahe siis oli, kui ma väike olin. Mina teda küll ja need kõik töö me pidime rajaga ära tegema. Aga siis, kui olid need kadrid ja siuksed asjad, siis maali kadri hakatis ka. Ikka tehti meil kadriks, aga muidu pole ikka vennaga oli. Olime ikka vennuga. Ja ma ei tea. Ega nii jutt pole kõik peale jäänud. Issand, see on ju nii kena, kui see jutt peale jääb. Linda, see on ju... Issand, ükskord ütlevad su lapsed veel aitäh. Et emme hääl on peal ja emme olemine. Ei tea, kas on ikka sõkke asi. Aga no mina ei tea, mul on kogu aeg olnud selline tunnetele, et te rääkinud, et isa oli vabadussõja ristikavaler. Ei, vaata, seda ma neid risti asja ma ei tea, võib-olla need ei tea. Aga seda ma tean, et tal need aurahad olid. Sest me kogu aeg neid vaatasin. Üks oli punase riidega, teine oli sinisega. 2 auraha tal oli. Või oli neid rohkemat, ma ei tea, aga need pandi tal kirstu kaasa. Loogiline. Seda need ütles, nad panid neid. Aga ma ei tea, mõtlesin, nüüd tuleb seda uurida, kas siis üldse kas kõik vabadussõja veteranid said maad ja siuksed majakohad. Ei, seda ma ei tea. Majade pidid ikka ise oma rahade eest ehitama. Isa ehitas ise selle maja ja sellepärast need põllud olid nii hirmus tiged, et isal pole raha olnud. Ühesõnaga see pension algul viivitas, aga pärast sai korraga suurema summa kätte. 150 000 sai siis. Ja suurema summa sai kätte, aga Põlluolga ja Vassel käisid kogu aeg riigi käes, et miks ikka see aga Vassel ise ei olnud vabadussõjas? Ei olnud, need pole seal ükski tulnud. Ma küsin korra vahel, mis kellast viimane buss läheb? Kus kohas? Tallinna. Peale vana maasika peal tegime kartulid, nüüd nii šõrga täis, nii ma katkusin. Ja mul käed samamoodi, ma ikka ütlen, et ega saa siis muud moodi, kui liigute kiiremini, et keegi ei näe. Sa saad ära. Mis me veel rääkiksime? Räägi veel oma lapsepõlvest. Räägi koolis. Kas teil joonistada ka meeldis? Ei, ma ei ole viitsinud joonistada, ma pole viitsinud lugedagi tulid. Aga mis meie isa viitsis teha? Isa... Kuidas tal koolis oli? Oli tal hea pea? Ei, isal oli hea pea, aga ega mulgi väga paha pea ei olnud. Ma ei viitsinud õppida. Ja ükskord me läksime seda, isa andis meile 5 senti. Vana vahu tegi ikka 5 sendisi saiu. Ja siis saati lõuna ajal omal saiu osta. Ja läksime ja venna tahtis mu käest ikka raha ära võtta. 5 sendini suur raha. Iga on juraks raha. Kes seda ära võtta ei tahaks? Tahtis ära võtta mu käest seda raha. Ja
ma panin suhu ja venna läheb ees ja äkki järsku pöörad tagasi ja ma kugistasin selle raha alla. No oligi raske küll. Kurk oli haige küll, aga ära ta alla läks. aga said kätte pärast? Ei, kus ta läks, seda ma ei tea, kas tuli ta välja, on see praegu mul sees. ma olen mitu korda Karoli ja Andrel ühe raudkuuli niimoodi. Kuugistas järsku, laste mängud olid siuksed, et lased näpuga mingit raudkuuli, siis see läheb kuskil ja mingid punktid. Olin kusagil külas ja järsku vaatan, et issand poiss. Jah. Ja kuugistas. Ei saa aru ka. Ja siis järsku vaatame, et kui seda kuuli ei ole enam. Aga mina muidu uudisin mul, mina ju tahtsin teada saada. Iga kord, kui ta essima läks, võtsin ma oma need pikkade juuste nõelad ja toksisin Andrel essi läbi. Ma sai kätte. Ei, mina ei ole ja ma jäingi saiast ilma. Aga see läikiv kuul oli täiesti mustaks läinud. Ja, muidugi, kus see enam ei. Aga kas siis, kui vanaisa sõjaväkke läks või see on Saksa sõjaväkke, et kas vanemad vastu polnud sellele või? Kui ta nii vabatahtlikult? Olid isa ja kõik olid vastu, kui poiss ütles, et ma lähen ja pani jala Kuressaare. Ja sealt ta tuli jala tagasi ka jälle, sest seda pole võetud. Aga kust ta siis seda mõte sai, et ta alaealist ikka läks? Võt seda ma ei tea. Aga kas ta otsis seiklust lihtsalt või? No ikka seiklust. Ja siis ega ta pole eesliinil ju palju olnudki, ta oli rohkem nõuke, käisid seal neid mägisid möötmas ja. Nad olid õhutõrje pataljonis, nad õppisid ju mingisugust mõõtma, kui kõrgel, kui kaugel lennuk on, millise kiirusega tuleb. Ja tema sai ju tegelikult linda Sinimägede lahingud. Ta toodi Eestisse sel ajal, kui olid Sinimägedus, kui olid kõige kõvemad lahingud ja kui ta ütleb, et seal oli enne noor mets, kuhu nemad sisse läksid oma kaitsepositsioonidele, siis pärast seda olid ainult männitüükad ja tal viis kogu selle aparatuuri seljast ära. Ja samamoodi nagu vanaisa tuli liiva alt tervena välja, siis meie isa tuli ka ilma igasuguse vigastuseta. Aga surm ei ole tahtnud neid. Aime viiti ka missioonitöö oli tegemata. Nagu Aime mullegi ütles, kui ma pole üles tõusnud enam mitte. Millal üles? Siis kui mul selle operatsiooni käisi, selle kilpnäärega ja ma pole Tartus enam üles tõusnud. Kell 7:30 oli operatsioon, teised hakkasid ka vigisema ja üles tõusema, aga ma kella 3 ajal magasin edasi. Nad panid sul natuke liiga palju uneru. Ja siis nad plätsisid, lõid mulle palge pihta, siia põlid ma kuulin viimati. Et üks ütleb mulle, no tõusi amet üles, et sa olid oma voodis, et vaata, sa oled ju oma voodis ja ma siis piilusin, kas ma olen voodis ja olin oma voodis. Pole taevasse veel läinud. Ja teist poole vaatasin, pisik Ave istus teispool pingi peal või tooli peal ja nuttis. Sest ma olin ju siis surnud korra vahepeal. Sest arstid ju kõik olid jooksnud, et üks ei taha üles tõusta. Aga ja kui ma siis koju tuli, siis mul siit oli kõik sinine, kael oli sinine. Nad olid korralikult peksa. Siis ma ikka sain korralikult peksa, jah. Aga ära ma tõusin ja Aime ütleb seda moodi, Jusu, mis on töö oli tegemata veel. Just. Aga kas te lapsena olid haiget ka palju või ei olnud? Ja ma olin ikka päris haige kogu aeg. Ega ma olin pilet 13-aastaselt olin kopsupõletikus. Simma karjus ema kaelis, ma hakkan surema. Ema ütleb, ei saa sure. See Kuudriviiu lõbus meel, see minu meelest see on vana mutina. Nad olid Rauna Siiaga. Nad tegid ikka lollusi noortele. Vaata, kuidas nad selle Sandri järgi olid. Issand, nad tegid. Mis nalja nad tegid siis? No Sandri seda muud, et Siia pidi minema arsti juurde. Ja Siia oli ütelnud, ma lepib ju ka, et lähme kahekesi koos. Aga nendel oli kokku räägitud juba. Et kui nad nüüd ära läheb, siis Sander paneb selle Tohvri pooli juurde. Kas seal oli üks naine, kelle juurde ta läks või? Tohvri aasta ja nende ema juurde. Aha, okei. Ja nad vaatavad aia tagant ja vana läheb ja läksid järgi. Ja said ta kätte sealt. Ja nad tegid, meie mamma ja Rauna Siia olid siuksed naljad. Ei, ma mäletan, et kogu aeg olid nad muigel näoga. Ja mõlemal olid valged rätikud siia taha niimoodi. Anekdoote ka rääkisid vahel? Või naljalugusid? Ei, ikka, omavahel nad ikka rääkisid, eks me nalja kuulsime küll, aga... Pole meeles. Aga jälle...
ja siis sedamoodi nad tegid seda Sandrile ajasid ja taga aga kui siin olid ju lahingud ka sõja ajal, Tagaverel. oli ikka, Tagaverel ei olnud lahinguid, siia olid küll lahingud. aga te olite siis Tagaverel ei, ja? ma olin siin. Kas sina olid siin või? Ma olin Saiklas. Näiteks Maasi oma taeti ju kõik Tagaverele. Ja ma olin Saiklas. aga need, sa siis seda lahingutegevust ei näinud või? Sa olid siis juba... Nägin ikka. Siikuulid lendasid, nõnda, et pole aru olnud ja majad põlesid ja sakslased jooksid siia Kangreinu taga. Ja kui olid siis Saiklast läks läbi üks mees seal kägiõues lasi selle raketi, valge raketi õhku, et no vaba on see koht. Ja läks mäeõue, sai kuuli, nõnda peaaju tulid kartulihunnikuid. Läksin seda vaatama. Tulime siit Uustelu-maja tagant läbi, sakslased olid, tegid aheliku ja lasid nõnda, et venelane näitas, tuleb tagasi minna, me jooksime tagasi, jõudsime Uustelu keldri, kui tuli siuke kuulirahe, et pole aru olnud. no aga te jooksite siin lahingute ajal ringi? Lahingute ajal. Kas te olite... Aga ütle nüüd, minul oli hommikul... Vana sa olid siis? Ma olin 15. Ja oli, meil õhtu tulid sakslased hobustega sinna õue. Noh, need või lahingud tulid. Ja hommikul oli pauk käis, tuli aia sisse kuul ja kõik sakslased panid minema. Ja siis see Alma, siis oli see Tuljutädi ja need olid ära läinud juba Rootsi või kus nad läksid, mina ei tea. Ameerikas nad praegu on. Ja laseb lehmad lahti ja ma pean nendega siia Aristoniite tulema, terve kari lehmi. Ja kogu aeg lennukid käivad ja sõjavägi voolib siit Kangreini juurest ikka Tagavere poole. Ja ma lehmadega ka seal. Ma lõin lehm käega, kurat, mingi kus täies. Lehmad läks surnaed. Ja lehmad läksid surnaed ja ma läksin Saikle tagasi, et mis tahes, mis ma siis nende sõdurite segamine teen. Aga teil polnud niisugust mõtet, et põgeneks ära siit? Ei olnud, seda pole olnud. Ja siis mina läksin koju ja Alma küsib, kus lehmad ja ma ütlesin, lehmad läksid metsa. Kus ma nendega tule, kui sõjavägi kogu aeg ringi käib ja lennukid ja kogu aeg lahing. Aga sina olid nagu suiline ja abiline. Aga kas need perenaised ei olnud omakaitses või kodukaitses siin? Rikkamad perenaised ju tegelikult ikka olid. See Tuljutädi mees oli küll omakaitses. Aga need naiskodukaitse? Ei, neid ei olnud. Siin pole üldse neid? Ei ole olnud. Ma ei tea, siin ma ei ole kuulnud. No ja siis ma panin tagasi ja siis, kui me seal lahingupäe seal jooksime ringi, siis üks lehm oli külast tulnud. Saikli külast. Siis Alma ajas seda mäekuhja ümbert ringi tagasi ja siis aga lahing oli õhtu, siis hakkas sõjavägi tulema ja siis tulid need Valjale-poisid, keda ma tundsin ja siis ma ütlesin, minge edasi peale, et ärge siin midagi tagasi vaadata. Aga kas oli hirm ka naha vahel ikka? Ei olnud. Ei kartnud üldse? Ei ole. Ma ei tea, siis ei kartnud. Praegu ma kardaks küll. Aga siis ma ei kartnud. Sa oled noor ja sul ei ole ohutunne. Nii loll. Aga näiteks mina ütlen, et kogu selle isa seiklus, ma ei tea, kuidas ta sinna Saksamaale sai. Seda ta ei ole rääkinud. Aga selle Saksamaa olemisest, nendest õppusest, seal mägedes olemisest ja tagasi tulemisest ja Visiini mägedes olemisest ja siis, kuidas venelased vangi võtsid, kuidas nad tahtsid Saksa sõjaväest ära põgeneda siis, kui see Eestist taganeti, kuidas venelased vangi kinni tahtsid võtta ja see on minu meelest, ta rääkis alati sellise huumori ja naljaga, nagu oleks kõige ilusam aeg, aga ilmselt see noorus ongi kõige ilusam. On nii loll aeg on noorus küll. No ja siis oli see lahing käis kogu aeg ja siis see kägil sinna katusel tuli ikka need leekuulid, aga nad kustutasid kohe ära, aga Pärna ja siin ümberringi ka põles, Rahulas põles ja ikka ümberringi põlesid majad. Aga seal kustutasid ära ja hirmu ei ole olnud. Ja siis me hakkasime nõnda, neljapäev läks või kolmapäev läks sõda mööda ja neljapäev hakkasime, need oli ka Saiklas, hakkasime koju tulema.
kui palju surmusi oli, kui palju hobuseid oli. Igavesed suured hobused olid, ainult üks pisikene sabanupp oli seal Päresoole peal. See Belgia tõugu suured hobused olid. Need olid kõik surnud seal maas ja õudne. Ja kui me tagasi läksime, vaata seal Kerdi juures on see kurve, vaat seal oli ju lahing ka jälle ja siis me käisime Tagaverel, seal koolimees olid avatud, me käisime neid vaatama, no oli tarvis sinna minna, aga vaata ikka läksid. Vaat seal on ju ühishaud on ju seal Mäe peal jah, väga ilus on. jah, ja siis hakkasin tagasi tulema, siis olid juba ära maetud, siis olid juba rebased. Hobused aeti sinna inimestega segamini, neid on siin praegu küll, kes neid surmusi teab, kus nad on. Isegi siit metsast leiti veel nüüd, kui see veel, noh, tehti siis seda uudismaad, tehti veel Saksa sõduri jäänused veel puude seest. Oi, kuule. Enam ei tahaks mitte seda. Ei, kus? Keegi ei taha seda. Ei taha. Nüüd nad lähtud, ei lähe sõjaväkke, nad ei lähe, me räägi sõjaväkke, nad lähtud kaitsele. Ole nüüd, see on ju niivõrd lihtne asi tänapäeval, et issand. Isegi Tarmo tuli tagasi ju. No issand jumal, Tarmo muidugi tagasi Jaa, juba. Tarmo tagasi, Tarmo pole ta midagi. Ta oli Pärnus oli veel hullem, vist oli seal Igandra. See oli 8 kuud, Kalju oli 3 aastat, 6 kuud, 3 kuud. Ei tohi kirjutada ka, kus on, nagu su Indrek oli Aafrikas allveelaeva peal, ütleb, ma olen seal, kus palmid. Ei tohi ju öelda ka, kus sa oled. Aga tead, mis on, mul on need pildid ka just veel, Indreku pildid. Ja me ütleme Indrekule, et sa lähed ära, aga sa oled nii pikk siin talvelaeva ei panda ja ikka kirjutab, et just pandi mind talvelaeva. Ja ta läks Poljarniasse, mõtlemist Poljarjoone taha läks ja tahab pakki, ma pani suitsuliha ja mis ma pani kõik, no nõuksed asjad, mis ei Rigneri juttu, jah. Ja panin ja pakk tuleb tagasi, suitsud on ära võetud, poisil oli nii palju aega antud, et oleks saanud minna pakk ära tooma. Ja ma ütlesin, mis sa me nutad, vaata kuidas su vennasid läksid ära, Indrek oli üle 3 aasta ja Karli oli üle 2 aasta, aga tal oli ka seda muud, et Karli ütles, et sa ema oled kasvatanud, et me varastada ei tohi, et on teise vara, kui sa võtad varga lähed. Aga siin ma lähen vargaks ka. Vaat oli taliautoruudus, anti käsk kätte, vaat öö jooksul tuleb autod kõik korda teha, hommikul lähed uudismaadel vilja kuristama. Ja, aga seal oli see autobaas, siis nad läksid üle plangu sinna varga. Võtsid oma tagavara osas? Võtsid omal seal tagavara osas, jah. Ja ma küsisin selle Karli käest, et kuidas sul steppis läks selle jäneste tagaajamisega. Ei, need polnud jänesed, tead, mis asjad need olid seal. Kuule, aga nüüd räägime seda ka, et kui need põlluraamatud nüüd on, katsume järgmine nädal, mul see nädal on hirmus kiire veel. Ei, ega nendega oli nii... Ma ei usu, et nad jaanipäeva kontrolli. Aga mul ei ole tarvis põlluraamatud. Sul vist... Ei ole. Ei ole, jah. Ei, mul ei ole, aga ma annan veel... Aga sa pead ikkagi panema oma raamatupõldude peale, mis sa niidad.